Araabia Ühendemiraadid andsid Pärsia lahes tugeva hoiatuse. Riik keelas oma kodanikel reisida Iraani, Liibanoni ja Iraaki ning käskis neil, kes juba nendes piirkondades viibivad, kohe tagasi pöörduda. Meetmest teatati piirkondliku pingete kasvu taustal ning see jõustub sel laupäeval 2026. aasta 2. mail. See on selge märk sellest, et Pärsia lahe riikide valitsused valmistuvad kriisi uueks faasiks. See ei ole tavaline reisisoovitus. See on kaitsemeede, mis võetakse kasutusele siis, kui riik mõistab, et tema kodanikud võivad jääda käimasoleva sõja keskele lõksu. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida on nähtud usaldusväärsuse standardi järgi. Milson Alvese. Peamine punkt on lihtne. Budapest jälgib korraga 3 tundlikku piirkonda. Iraani, mis on jätkuvalt vastasseisu keskmes Ameerika Ühendriikide ja Iisraeliga. Liibanon, kus Hezbollah jätkab surve avaldamist Iisraelile, isegi pärast relvarahu katseid. Ja Iraak, mis on jätkuvalt Iraani mõjusfääris relvastatud rühmitustega ja riskiga muutuda vastulöökide koridoriks. Kui emiraadid toovad oma kodanikud korraga nendest 3 kohast ära, on sõnum selge. Pärsia laht ei käsitle vaherahu kui rahu, vaid kui ohtlikku vaheaega. Otsus tuli pärast rida tõsiseid märke. Reuters teatas, et Trump kuulutas vaenutegevuse Iraani vastu lõppenuks. Just siis, kui jõudis kätte 60-päevane tähtaeg 1973 aastal loodud sõjapidamise volituste seadusest, mis piirab sõjalisi tegevusi ilma kongressi heakskiiduta, väidab Valge Maja, et relvarahu peatas konflikti poliitilise arvestuse. Kuid samad uudised näitavad, et on kehtestatud mereblokaad, surve Iraani ekspordile ja luuakse uusi sõjalisi võimalusi. Ehk siis, sõda võib olla muutnud oma vormi, kuid surve pole kuhugi kadunud. Siin tulebki mängu Trumpi käik. Väites, et vaenutegevus on lõppenud, püüab ta vabaneda kongressi ajasurvest. Kui vana konflikt on lõppenud, võiks uut ringi käsitleda kui uut operatsiooni, millega kaasneb uus poliitiline tegutsemisruum. See ei tähenda, et käsk oleks juba antud, kuid see näitab, et Washington püüab hoida oma käed vabad. Reuters teatas samuti, et Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus on koostanud plaanid lühikese ja tugeva rünnakulaine jaoks, sealhulgas võimalused, mis on seotud Hormuzi väinaga. Ameerika Ühendriikide valitsus ei räägi nagu keegi, kes on alla andnud, vaid nagu keegi, kes on ümber paigutanud oma nupud. Iraan püüab maailmale näidata, et ta on vastu pidanud ja olukorrast võitjana väljunud. Kuid faktid näitavad midagi muud. Režiim on blokaadi all, on kaotanud ekspordivõime, seisab silmitsi rahalise survega ja üritab endiselt kasutada Hormuzi väina kauplemisvahendina. Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium hoiatas laevandusettevõtteid, et Iraanile Hormuzi väina läbimise eest tasude maksmine võib kaasa tuua sanktsioonid. See punkt on plahvatusohtlik, sest näitab, et Washington ei aksepteeri, et Teheran nõuab tasu maailma kaubanduse jaoks elutähtsa marsruudi eest. Seetõttu tuleb Araabia Ühendemiraatide korraldust lugeda kui piirkondlikku märki. Abu Dhabi teab, et kui kriis jõuliselt naaseb, ei jää risk ainult Iraani territooriumile. See võib ulatuda Liibanoni tänu Hezbollah'le, see võib ulatuda Iraaki tänu Teheraniga seotud relvarühmitustele ja see võib ulatuda ka Pärsia laheni, energiatrasside, sadamate ja infrastruktuuri tõttu. Seega ei ole Araabia Ühendemiraatide samm paanika, vaid külm kalkulatsioon. Kes kapp oma kodaniku tormi eel ära, näitab, et näeb pilvi, mida paljud teised veel teesklevad mitte nägevat. Liibanonis ei tekita olukord samuti rahutunnet. Reuters teatas, et Iisrael ja Liibanon nõustusid aprillis USA toetatud vaherahuga, kuid see kokkulepe ei lahendanud kõige tõsisemat probleemi. Hezbollah on endiselt relvastatud, mõjukas ja vastu igasugusele mudelile, mis viiks tema sõjalise jõu kriisi keskpunktist eemale. Hiljem pikendati vaherahu veel 3 nädalaks, kuid kokkupõrked ja rünnakud jätkusid, põhjustades ebakindlust Lõuna-Liibanonis. Seetõttu ongi Liibanon samas paketis. Alerta dos Emirados. Iraak tuleb mängu, sest see on tundlik koridor Iraani mõjule. See pole lihtsalt naaberriik.
see on territoorium, kus relvastatud rühmitused, valitsus, välissurve ja Ameerika kohalolek on aastaid segunenud. Igas uues vastasseisus Iraani vastu võiksid Iraagi relvarühmitused olla kasutusel Ameerika Ühendriikide baaside, teede või huvide ründamiseks. Riigi hävitamine. Et riikide jaoks oleks oma kodanike sellises piirkonnas jätmine tarbetu riski võtmine. Ennetav evakueerimine näitab, et kriis on juba diplomaatilisest tasandist kaugemale läinud. Iisraeli poolel on toon samuti karmistunud. Iisraeli kaitseminister Israel Katz ütles, et Iisrael võib peagi olla sunnitud taas Iraani vastu tegutsema, et oma eesmärke tagada. Sellel avaldusel on kaal, sest Iisrael ei käsitle Iraani tuumaprogrammi kui tavalist vaidlust, vaid kui eksistentsiaalset ohtu. Ja kui Tel Aviv ütleb, et võib uuesti tegutseda, samal ajal kui Trump saab sõjalisi plaane ja Pärsia lahe riigid viivad kodanikke tundlikest piirkondadest välja, viitavad kõik faktid selgele järeldusele. Vaherahu püsib, kuid see on habras. Nafta näitab sama pinget. Reuters teatas, et hinnad tõusid üle $120 barreli kohta, kuna kardeti pikaajalist sõda. Hiljem langesid hinnad tänu uudistele Iraani ettepanekust ja läbirääkimiste ootusele. Aga see langus ei tähenda täielikku usaldust, vaid näitab, et turg reageerib igale kergendust pakkuvale sõnumile, isegi kui põhiprobleem püsib. Brenti nafta hind sulgus 1. mail $108, olukorras, kus Hormuzi väin oli endiselt Teherani poolt blokeeritud ja Iraani eksporti survestas USA merevägi. See ajutine nafta hinna langus aitab Trumpil, kui turg usub, et sõda on sisemist survet leevendanud. Bensiinil on väiksem mõju. Poliitilises debatis saavad börsid hingetõmbeaega ja valitsus võidab aega, kuid tegelikkuses jätkab Valge Maja Iraani režiimi survestamist. Omaani lahe blokaad on Axiosi andmetel juba maksma läinud Iraanile umbes $4,8 miljardit naftatulu. Alates 13. aprillist. See on sõja vaikne osa. Vähem rakette õhus, rohkem rahalist lämmatamist ametis olles. Asjalugu aitab mõista, miks sellist hoiatust ei tohiks eirata. 1973 aastal araablaste ja iisraellaste vahelise sõja ajal kehtestasid Araabia OPEC-i liikmed embargo Ameerika Ühendriikide vastu, kuna ameeriklased toetasid Iisraeli. Tulemuseks oli energiakriis, majandussurve ja muutus selles, kuidas maailm hakkas vaatama Lähis-Ida naftat. Sel hetkel sai selgeks, et piirkondlikust sõjakriisist võib mõne päevaga saada ülemaailmne majanduskriis. Nüüd on hirmukesse muutunud, kuid loogika on sama. Klassikalise embargo asemel vaatab maailm nüüd Hormuzi, blokaadide, tasude, sanktsioonide, droonide, relvarühmituste ja alternatiivsete marsruutide poole. Mehhanism on erinev, kuid mõju võib olla sarnane. Kallim energia, kallim transport, kallimad tooted ja selle tõttu surve all olevad valitsused. Kui selline riik nagu Araabia Ühendemiraadid käsib oma kodanikel lahkuda Iraanist, Liibanonist ja Iraagist, siis ei vaadata ainult passe. Kui vaadata kogu kriisikaarti, siis tundub, et Donald Trump otsib Iraani režiimi poliitilist alistumist, ilma et ta lubaks Teheranil muuta Hormuzi trofeeks. Ameerika Ühendriigid tahavad takistada Iraanil tuumarelva omandamist, piirata tema sõjalist võimekust ja takistada tal liitlasrühmitusi kasutamast. Pimeduse varjus püüab Iraan ellu jääda, aega võita ja näidata, et suudab endiselt Pärsia lahe liiklus peatada. Probleem seisneb selles, et need kaks seisukohta ei ühti. Üks nõuab sügavat taganemist, teine püüab müüa vastupanu kui võitu. Seetõttu tuleks Emiraatide keeldu käsitleda kui varajast hoiatust. Pärsia lahe riigid teavad Iraani käitumist. Teab, et Teheran vastab survele tavaliselt kaudse ähvardusega. Kui ta kannatab merel, avaldab ta survet läbi relvarühmituste. Kui ta kaotab tulu, püüab ta naabritele kulusid tekitada. Kui ta on nurka surutud, püüab ta näidata, et suudab ikka veel nafta hinda mõjutada. See ongi põhjus, miks võeti meetmed kodanike kaitsmiseks enne, kui järgmine voor muudab lennujaamad, maanteed ja piirid riskipiirkondadeks. Lõppkokkuvõttes näitab Araabia Ühendemiraatide hoiatus rohkemat kui lihtsalt konsulaarmeetmeid. See näitab, et piirkond valmistub uueks võimalikuks sõjaliseks plahvatuseks.
Iraan, Liibanon ja Iraak. Nad ilmuvad koos, sest moodustavad mõjusfääri kaare, mida Teheran kasutab oma vaenlaste survestamiseks. Trump püüab survet hoida, andmata kontrolli kongressile. Israel hoiatab, et võib uuesti tegutseda ja Pärsia lahe riigid kaitsevad end enne, kui hoiatus muutub hädaolukorraks. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla Milson Alvese kogukonnaga veelgi rohkem seotud.